Tere taas! Täna on meil teile näiteks huvitav auto, milleks on Daimler Double Six. Tegu on siis nii-öelda X40 põlvkonna mudeliga, kuid kuna tegu on V12 autoga, siis on konkreetne mudelikood X81. Ja ma näitangi ära, et kindlasti paljud küsivad, et tegu on ju väga sarnase autoga, nagu on meil ka teada-tuntud Jaguar. Siis jah, et nii-öelda siis kere on neil sama, aga siin on üht-teist on erinevad. Ja ma näitan ka ära, mis on siin need põhierinevused Jaguari ja Daimleri vahel. Esiteks muidugi Daimleri iseloomulik on selline siis eesti keeles võib-olla kõige õigemini öeldes soonestatud iluvõre ja samuti on selline taga. Siis on meil külje peal sellised ilusad kroomlistud. Et kui nüüd keegi ütleb, et mul on Jaguar ja mul on Jaguar ka sellised, et võimalik, et ja oli ka Jaguaril mingisugused mudelid, millel võid neid kasutada, aga samas ma ei ole ka kindel, et võimalik, et keegi on lihtsalt need pannud. Igal juhul Daimleril on need olemas, kroomitud peeglikatted, loomulikult teistsugused väljad, konkreetselt Daimleri väljad, selliseid Jaguaril ei pakutud. Liigume korraga siia taha ja näitame nagu lubatud ära, et siin on samuti see nii-öelda siis soonestatud, ei oskagi öelda, kuidas see asjast nimetada, aga see igal juhul see on olemas. Jaguaril on see tavaline sile ja nii huvitav, kui see ei ole, tegelikult see annab päris palju juurde. Et kui sa nagu seda nii-öelda vaatad ja katsud, siis see on ikkagi nii-öelda, võiks öelda, et klass omaette. Ja loomulikult nii-öelda siis Daimleri märgid, Daimler ja Double Six. Nii, ja nüüd me oleme siin autos sees ja näitan ka ära siis ühesõnaga, mis oli siin Daimlerite eripära, et Jaguaril sellist lisa polnud ja need olid siis täispuidust, väärispuidust piknikulauad. Üks ja teine on sealpool. Ja ka Daimleril oli parem nahk, kvaliteetsem pehmem ja ühesõnaga siin on mõned detailid. Ja muidugi ma korra näitan ära, kaameramees filmib, et selle auto eripära, nagu me ütlesime, et V12 mootor, ilusti see embleem on seda näha, pärast filmi lähemalt ja samuti on siin nii-öelda nagu selle autol öeldakse täisvarustus, et kõik elektriistmed, asjad, et isegi uskumatu, kui see pole, et see auto on pärit aastast 93, tehti ainult 2 aastat, 93-94 ja tal on ka peatoed käivad elektriga. Nii et see on niisugune, öeldakse, täismäng. Nii, ja me korra lubasime ka, et mis siis nii-öelda selle auto eripära on, et on siis V12 mootor, et see on ilusti siin ka välja toodud, et see oleks alati meeles. Ja nii ongi, et ühesõnaga ma ei tea palju siin näha on, aga siin on tõesti see nagu väga lukslik on kõik see asi. Puit, nahk ja siin ei ole näha, sest et seda nurka, aga Jaguaril on ühesõnaga siis selle põlvkonna mudelil on kõik need elektriistmed nupud on siin, et saab ette taha üles alla, istmesoojendused, istmemälud, kõik see värk, mis on oluline, on olemas. Et nii, et räägime natuke ka sellest, et kuidas on Daimleris istuda. Et kui X40 tuli turule, siis natuke oli kriitikat selle osas, et öeldi, et kuigi auto välismõõtmed on suured, on siiski ruumikusega lood pigem tagasihoidlikud. Et kuna auto on madal, keskkonsol on lai ja nii edasi. Siin nüüd tuleb väga palju oleneb kindlasti mudelist, et jah, et tõesti, on niimoodi, et need mudelid, millel nii-öelda ei ole elektriistmeid, nende puhul on tõesti niimoodi, et sa istud põrandal ja ega ei saa kõrgust seada. Aga näiteks antud Daimleril, et siin on kõik on nagu elektriga seadistatav ja siin on täitsa hea istuda. Et ma ütlen ausalt, ma ise olen üle 1,180 m ja mulle meeldib ka istuda nii-öelda põlved laiali, aga mul ei ole kordagi ebamugav. Et isti on mul praegu pandud niimoodi, et peaaegu kõige kõrgemas asendis ja ega ma tegelikult ju väga ka ei lõsuta. Ja vaatamata sellele on mul veel piisavalt pealruumi. Samuti on ka nii-öelda see mugavus laiuses, et nagu ma ainult sai, keskkonsol on lai, aga siiski, nagu inglased juba ütlesid, et see auto istub nagu kinnas, ehk siis nagu eesti keeles võib-olla ütleks, et auto istub nagu valatult ja tõesti on, et sa istud nagu siin autos, ei saa öelda, et sul on siin sama palju ruumi näiteks kui 140 Mercedeses S-klassis, aga samas sa istud täpselt niimoodi, et sul ei ole ebamugav, vähemalt mina istun. Et mul on kõrgusruumi, mul on laiusruumi ja mul on tõesti väga mugav istuda. Nii et selles mõttes, et mina ütlen küll, et see istumisasend on väga-väga hea. Kuna ka Daimler on selline auto, kus omanik võib taga istuda, siis räägime ka sellest, et kuidas on siis mugavusega lood tagaistmel.
Siin jälle on sama teema, et oleneb mudelist, et baasmudelitel on siin üks siis pink, eks ole, siis, kus on mõeldud nagu istuma vajadusel 3 inimest ja see tõesti olevat liiga madal, kuidagi ebamugava nurgal, võib-olla liiga kõva ja et ei olevat mugav. Aga jällegi, et kallimad mudelid ja Daimler, et siin on 2 eraldi istet, keskel on siin 2 laekaga siis konsool ja siin on taaskord jälle mugav, et kuna siin on, nagu öeldakse, istmed teistsugused, et ma ei tea, mis siin siis täpselt nüüd muudetud on, kas seda kõrgust või nurka või igal juhul siin on väga okei istuda, et jalaruumi on pearuumi on ja ütleme ausalt, kuna siin on need ka lahti klapitavad lauad, siis siin on ikkagi super luks. Näitan ära ka siis selle, mis teeb antud auto eriliseks, et esiteks V12 mootor, et neid V12 mootorid sellele kerele pandi väga vähe peale, et kokku siis Daimler pluss Jaguar, siis Daimler Double Six, Jaguar XJ12, kokku 5000 ja mõni peale. Ja eriti arvulised on siis V12 mootoriga Daimlerid, need oli siis kokku tehti, kui me eksid, 1086 tükki. Ja antud juhul, mis see veel eriline on seetõttu, et kuna vanasti need V12 mootorid olid 5,3 liitrised, et see on 6-liitrine mootor, et see tuli alles aastal 93, oli saadaval ja nii ongi. Ja ma pärast räägin ka teile huvitava loo, mis selle mootoriga on, sest algus, kus auto loodi, siis seda mootorit siia peale üldse ei planeeritud. Hiljem tuli välja, et ikkagi tuleb see siia kuidagi sisse istutada ja kõik see, ühesõnaga, et kõik see suur töö, mis nagu vaeva nähti 6 aastat läks aega enne, kui see selline mudel tootmise tuli. Ja kilovatt on vist selle mootoril 229, nii et ja autol on siis ka üks suur erinevus, mis vanemute mudelitega on see, et on 4-käiguline automaatkast, mis teeb autoga sõitmise palju paremaks. Et ma räägin natuke, et hästi huvitav on selle auto ajalugu, just nimelt selle mootori ajalugu. Et eks ole, et ma räägin natuke üldiselt ajalugu XJ Jaguari kohta, siis jõuan ka konkreetse mudelini. Et eks ole, XJ tuli siis turule aastal 68 ja tegelikult V12 mootori sai alles aastal 72. Ja kui ma nüüd ei eksis, 73 tuli juba siis see on nagu Series 2 mudel, esimene oli Series 1, et Series 2 oli siis tänapäeva mõistes nagu siis faceliftitud mudel ja siis 79 tuli siis Series 3 ehk siis veel järjekordne värskendus facelift. Aga juba seal kuskil 7. keskpaigas, juba esimeses pooles hakati juba mõtlema, et igal juhul selle algsele mudelile on ta ükskõik Series 1, 2 või 3, mis on tegelikult täpselt sama auto, lihtsalt natuke siit-sealt muudetud. Et sellele tuleb tuua turule ka järglane. Ja plaan oli, et see auto saab valmis kuskil seal selle 10. lõpus või 8. alguses, aga reaalselt oli see, et tegelikult see auto valmis alles aastal 86. Aga 70-ndatega oli selline keeruline lugu, et Briti margid olid, enamus Briti marke olid koondunud sellises siis gruppi, nagu oli British Leyland. Ja et kuna see oli, kõik need olid seal Rover, eks ole, Triumph, MG, Jaguar ja nii edasi, Austin, Morris, mida iganes veel, kõik seal ühe grupi autod. Ja see läbiv, ütleme niimoodi siis lähenemine oli see, et tuleb kogu siis tootmine ratsionaliseerida. Ja tähendas see, et siis kasutada võimalikult palju samu mootorid ja nii edasi. Ja kuna siis oli sellel grupil oli kasutada selline mootor nagu Rover V8, Roveri V8 mootor, mis oli tegelikult ülimalt populaarne. Ja seda oli siis Roveri enda mudelitel, eks ole, Range Roveril oli, MG kasutas seda, Triumph kasutas seda. Ja siis Jaguaril tekkis hirm, et kuna Jaguar kuulus ka sinna British Leylandi gruppi, tekkis hirm, et ka kui tuleb välja siis uus XJ, ehk siis siis see antud auto XJ40 põlvkond, et siis siis see emakontsern British Leyland sunnib siis ka Jaguar XJ kasutama Rover V8 mootorit. Aga seni olid autol endad mootorid, eks ole, Jaguar Rida 6 ja Jaguar V12. Ja siis Jaguar insenerid mõtlesid välja niisuguse kavala plaani,
et nad töötavad selle uue mudeli ehk selle XJ40 välja selliselt, et sinna ei mahu veemootorid. Mis automaatselt tähendab, et tuleb tuua ohvriks ka V12, aga kuna 70-ndad kütusekriisid ja nii edasi, siis nad arvasid, et niikuinii see V12 mootor kui selline võib-olla see tahankirjaga auto puhul sureb välja, seda enam, et tegelikult vaid Jaguar seda pakkus. Et me teame, et hiljem olid BMW, Mercedes ja nii edasi, aga tollal ainult Jaguar pakkus see tahankirjaga auto V12 mudelit. Ja oligi, ja tehtigi auto niimoodi, et XJ40 oligi konstrueeriti selliselt, et sinna mahtus ainult rida 6 mootor ja kogu lugu. Aga olukord läheb nüüd põnevaks, et juhtus 3 väga olulist asja. Esiteks, et nii-öelda 10 muutus, kütusekriisid olid minevik, bensiin oli jälle odav kättesaadav ja V12 mootoritega Jaguaride müük oli jälle nii-öelda siis, ütleme, heal tasemel. Punkt 1. Nii, et turgu kui sellist oli. Punkt 2, et oli nii-öelda eriti hullu olukord siis, kui tuli turule uus BMW, seeria E32 86. aastal ja siis hakkas juba enne seda hakkasid levima kuulujutud, et BMW tuleb ka turule V12 mootoriga. Ja mille peale siis muidugi ka Mercedes reageeris, et kui nemad teevad, siis ühesõnaga BMW teeb, siis Mercedes teeb ka, et mis neil üle jääb. Ja nüüd oli nüüd see koht, kus Jaguar mõtles, et meil nagu müük läheb hästi, uus mudel on väljas, aga me oleme kõik teinud selleks, et sinna ei saaks panna V12 mootorit vahele. Ja siis nii-öelda kolmas siis asi, mis nagu Murphy seaduse alla käiks, oli see, et Jaguar oli siis nii-öelda vabanenud selle British Leylandi grupi haarde alt aastal 84, ehk siis põhimõtteliselt neil olid vabad käed, neil turg oli olemas ja konkurendid nii-öelda hakkasid ka seda mudelit välja tooma, ehk siis V12 mootoriga sedan keresi, mis tegelikult senini on nii-öelda see Jaguari pärusmaa. Ja siis oligi ainuke variant oli see, et tuleb siis uud mudelisse see V12 mootor nii-öelda siis sisse istutada. Aga probleem oli taaskord selles, et Jaguar teid kõik selleks, et sinna ei mahuks. Ja nii uskumatu, kui see ei ole, et läks Jaguaril 6 aastat enne, kui see nii-öelda siis V12 mootoriga XJ40 ehk mis siis kandis juba ka teist mudelikood XJ81 turule toodi. Et siis auto siis esitleti vist 92 aasta lõpus, aga nii-öelda siis müük hakkas alles 93. aastal pihta. Ja veel üks väga oluline naljakas fakt oli see, et kuna Jaguar sai aru, et V12 nii-öelda peab ikkagi olema edasi, et siis juhtuski see, et kui 86. aastal tuli nii-öelda uus kere X40, siis nii-öelda siis rida 6 mootoriga autod olid siis nii-öelda siis X40 mudelid ehk uue kerega, aga seda sama vana Series 3 Jaguari, mille oli siis V12 mootor, et seda toodeti kõrvuti siis uue mudeliga edasi puht sellepärast, et pakkuda klientidele V12 mootoriga Jaguari. Ja juhtuski nii, et siis nii-öelda siis kui Series 3 tuli 79 turule, eks ole, siis rida 6 mootoritega tootme lõpetati 86, selle vahetas välja siis X40 uus kere, aga V12 mootoriga Series 3 toodeti aastani 92, nii et veel 6 aastat edasi. Et selline väga huvitav niuke ajalugu on selle autol, aga jah, palju neid autosid ei toodetud, kuna nagu ütlesin, et 93 olid nad nii-öelda siis saada ja 94. suvel kuskil juba nii-öelda toodeti viimane XJ40 või XJ81, kui me räägime V12 mootoriga autost ja nii oligi. Et kui ma nüüd ei eksi, ütlen nüüd peast, et oli minu just niimoodi, et Jaguari nime, Jaguar XJ12, neid autosid müüdi vist 3996 tükki ja siis Daimler Double Six, nagu meil on, see kallim, parem, luksuslikum, et seda müüdi siis 1086 tükki, ehk siis kokku 5000 ja mõni peale. Et selline huvitav ajalugu on selle autol. Ja et lihtsalt ka mainin ära, et see nii-öelda siis see V12 siia autosse mahuks, siis tuli tegelikult kogu see nii-öelda siis mootorruumi esiosa ümber teha. Et see oli ka ühesõnaga väga suur töö, aga see oli seda väärt. Ja ma räägin natuke, ütleme niimoodi, et see, ütleme, miks see auto tähendab minu jaoks. Et see on nagu öeldakse, et igal ühel on mingid omad autod, omad lemmikud ja et nii-öelda minna siis, et nagu rääkida seda fenomeni, mis ütleme, et minul selle autoga on, et ma lähen nii-öelda ajast tagasi siis umbes 30 aastat ja meil on 90-ndad. Et võimalik, et paljud meie kuulajad ei mäleta seda aega ja ei ole üldse võib-olla isegi sellel ajal sündinud, pigem 10 hiljem,
aga siis ma teengi niisuguse siis nagu lühiülevaate, milline see Eesti tänapilt oli. Et lihtsalt ma toon mõned näited võrdluses tänapäevaga, et kuidas kui suur see kontrast oli. Et alustame sellest, et mõtlengi, millest ma alustame. Ma alustan sellest, et ma toon niisuguse margi nimeks nagu on Aston Martin, et kõik seda vast teavad ja nii palju kui mina nii-öelda siis 9. ringi käisin eelkõige mööda Tallinnat, et mina ei tea, et Eestis oleks olnud tollal mitte ühtegi, ühesõnaga, et ei oleks mõni Aston Martin olnud, mina mitte ühtegi ei näinud, aga et kuidas ütleme, et lihtsalt ma toon ühe huvitava näite, see on nii-öelda näide elust enesest, aga kuidas on olukord täna, et seal, kus mina elan, et seal on niimoodi, et periooditi, et kui ma lähen nii-öelda siis 300 meetrit jalutan ühes suunas, siis seal seisab üks DB9 Volante, kui ma lähen teises suunas 100 meetrit, seal on üks tavaline DB9 ja kui me sealt läheme edasi 150 meetrit, seal on üks V8 Vantage. Lihtsalt niisugune näide. Või kui ma toon näiteks kas või mõtlen, Rolls-Royce Bentley'd, siis ka mina, ma ei ütle, et neid autosid ei olnud, võib-olla need kuskil olid, mina ei kohanud. Mina ei kohanud mitte ühtegi Bentley'd ega Rolls Eestis 90-ndatel, aga tänapäeval eriti Bentley'si ikkagi näeb üsna tihti. Ferraridega oli lugu selline, et mina vist nägin esimest ja ainukest nii-öelda siis Ferrarit Eesti numbritega, nägin ühte siis F355 sinine Spider ehk siis pealt lahtine, sõitis Pronksi tänaval minust mööda ja see oli ainuke Ferrari, mida ma nii-öelda nägin Eesti numbritega 90-ndatel. Kuigi oli see, et oli niisugune üritus oli, mäletan, ma vaatasin järgi, see oli 30. augusti 97, et toodi üks väliseestlane, mul nüüd, ma ei hakka nime igaks üks ütlema, ütlen valesti, tõi oma Ferrarid rahva näitamiseks, need olid Raekoja platsil. Suure niisuguse postamendi peal oli Ferrari F50 ja Ferrari F520M, et see isegi netist leiab üles need pildid. Et seal olid bändid ja värgid ja kogu nii-öelda Tallinn oli seal koos, kõik vaatsid, aga need on nii-öelda siis kohalikud Ferrarid. Ma ei mäleta, kas neid Šveitsi numbriga või Luksemburgi numbriga, mis iganes need olid. Ja mul on niisugune mälestus ka, et ma nüüd ei 100% ütles tõsi on, aga mäletan, et kui ma, see võis olla aastal 94-95, ületasin, ütleme, et see, kus on Poska tänav, istub Narva maantega, läksin üle tee ja siis ma nagu mäletan, et sinna ei seisma üks, ma võin eksida, Ferrari 348 Spider, ka pealt lahtine. Aga ma räägin, see võis olla ka Mondial pealt lahtine või see võis olla tavaline 348 tarakatusega või see võis olla hoopis midagi muud. See käis kõik nii kiiresti ja igal juhul mäletan seda, et see auto on Eesti numbriga. Et kui see oli Ferrari, siis ta oli, aga mitte Eesti Ferrari. Et see on nagu nii-öelda, ja Ferrari tänapäeval me ikkagi näeme üsna tihti ja ühesõnaga nii ongi. Ja lihtsalt ma korra meenutan mingid autosid, võib-olla inimestel huvitav kuulata, et milline tollal see olukord oli, et ühtegi Lamborghinit mina ei näinud 90-ndatel Eestis. Aga ütleme, tänapäeval niimoodi, et minul on vist seal, kus mina käin, mul on raske, pigem on keeruline, et kui ma ei näe ühtegi Lamborghinit tänaval. Eriti kuna ma teen niimoodi, see Lamborghini jutumärkides, et miks ma niimoodi teen, et see mudel, mis ma näen, on Lamborghini Urus, mis minu silmis ei ole muidugi Lamborghini ega midagi, aga see on põhimõtteliselt igapäevane nähtus, kuigi näeb ka neid Huracane muid mudeleid. Või näiteks lihtsalt jälle fakt elus enesest, ma ei mõtle seda välja, et ma olen enda nii-öelda seal, kus ma elan, seal tänavalt ma olen näinud, et on sõitnud erinevate peodel mööda 3 Lamborghini Aventadori. Ja ma ei ela kuskil suure magistrali ääres. Aga kui minna ajast tagasi, siis ma just eile lugesin kokku, et kui ma eksi, ma olen oma elu jooksul üldse näinud, et 4 Lamborghini Diablot. Ja muide, kõik on need seisnud, ma ei ühtegi sõitvat näinud. Ja Countach samuti seisvas nii-öelda siis olekus ja neid ma olen ka näinud 2. Et see vahe võib-olla kontrast, et palju tollal mingid autos oli, palju tänapäeval mingid autos oli, et see on tohutu. Ja rääkimata näiteks, ma käin mõned margid veel läbi, palju huvitav kuulata, Maserati Eestis, mis seal tollal olla võis, ma isegi ei mäleta, ma mäletan, et oli üks 90 keskel üks roheline 4-auksional biturbo, ju oli siis näiteks 425 mudel, Soome numbritega oli 7 kauma ees. Aga rohkem ma nagu ei mäleta, et ma oleks mõte Maseratit näinud. Võib-olla mõni biturbo kuskil sõitis, siis ma mäletan, mingil hetkel oli liikus Tallinna vahel üks biturbo nii-et Spider pealt lahtine, aga ma ei mäleta, kas 90 lõpus või juba siis 60 alguses.
ja või võib-olla kõige parem kontrast võib-olla tänapäevast on nagu Porschedega, et kui tõesti tänapäeval Porschesi nagu, mul on tunne, et kui me räägime mudelitest aastast 2020 ja uuemad, mul on tunne, et Porschesi on näiteks rohkem kui Opelid. Aga võib-olla ma eksin, aga Porschesi näeb tänapäeval iga nurga peal, eks ole, ja vist 911 igapäeva nähtus. Aga kui me läheme jälle 90-ndatesse, siis ma jälle mäletan, see on see, et sa mäletad, noh, see näitab, kui arvustab mingid auto olid, et ma mäletan neid asju täpselt, kus nad seisid ja noh, ütleme, et käime mõned mudelid läbi. Mäletan 968 oli üks punane kabriolett, ühte seda mäletan, see peaks tänase päevani Eestis alles olema. Seda vist oli üks, võimalik, et mõni kuskil oli veel. Ja 911 mäletan üks mudel, mis siis kuni 89 aasta toodeti. Seda ma nägin, üks punal oli kuskil seal ka kaubamaja juures seisid seal. Siis olid üks roheline, mäletan, kohtasin sellist seisis Raua ja Kreutzfeldi nurga peal. See oli siis, tegelikult oli vist ka see vanem mudel, tal olid, ma vaatasin kunagi hiljem, et vaatasin, et olid vist pandud uue mudeli 964 stanget, kui ma eksi. Ja sama teema oli ühe lillaga, mida ma nägin Pirital. See oli ka tegelikult vist vanem mudel, olid ka pandud uue mudeli stanget, kui ma eksi. Ja ma nägin ühte, ta nimetatakse nagu Flachbauve Slantnose, need on nagu nii-öelda siin need 911, millele need konnatuled või on klapptuled. Ma nägin sellist ka kunagi seal, kus praegu on see Viru keskuse see foorumi kaubamaja, aga ta ei olnud vist originaal Porsche toodang, et oli võib-olla mingi Gemballa või see. Ja väga rohkem ei olnud, oli üks uuem, oli see Speedtesti, mäletan, üks uuem 993 põlvekonna 911 ja ta oli siis 4S mudel, et millel oli siis, ta oli nagu vabalt ilmka mootor, kuigi see vist natuke rohkem neid hobujõude, just kilovatte. Tavamudelil oli vist olenevat aastast, ma ei tea, 222, 286 hobujõudu, aga sellel S-mudelil oli siis 300 või. Aga tal oli jah, siis see S tähendab, et oli nii-öelda laiem see turbo pärinev laiem kere. Rohkem ma nagu ei mäleta. Ja ülejäänud olid siis, ütleme, et 928 kindlasti midagi oli, aga mul ühtegi ei tule ette mälupilti, aga 944 oli, 924, aga mitte ka palju. Ja mis näitab ka see, et kui ägedad 944 mudelid olid, oli üks niuke suve õhtu. Ma tahaks pakkuda, et päike juba loojus, aga kuna ma olin siis ikkagi noorem nii-öelda, siis mitte mingi teismeline, vaid ikka ma arvan mingi 14-15, et mis ma ikka nii hilja see Pirital tegin. Et ju ta oli võib-olla mingi augusti kuu võib-olla selle, kui lõpp, et võib-olla siis mingi kell 6, kell 7. Ja ma mäletan selline ilus must 944 Soome numbritega, super sile, tehase toonklaasid ja tagant vaatasis seal, kus on praegu see regati hoone, mis on seal nii-öelda siis seal, kus on see Pirita klooster selle vastas või kus see bussipeatus on ja ärikiosk kõik need. Et seal külje peal seisis ja ma mäletan see, see vaade mul siiamaani meeles, et lähenesin need tagant vaade, et super ilus, et need on need küljel need tagatiiva laiendid ja ühesõnaga sellised mälestused mul. Ja Jaagurid sama lugu, et need oli väga vähe Eestis, sest tollal olid ju tegelikult Jaagurid 2 mudelit, oli eks ole XJ ja XJS ja XJS ma nagu, neid kindlasti oli, aga ma nagu ei mäleta ühtegi, need ei ole mul ühtegi mälupildis, aga XJ ikka nähti tänaval liiklemas ja mäletan, üks huvitav oli Series 3 mudel, millel oli veel nii-öelda siis Araabia tähestikus numbrimärk ja tollal jah, Jaak Joalal oli muideks ka XJ40, tegelikult XJ81 V12 mootoriga, mis oli nagu hästi haruldane auto, tollal hästi kallis auto ja nii oligi, et ühesõnaga autosid oli väga vähe ja need olid väga kallid ja ütleme minu jaoks, kes ma olin siis nii-öelda noor poiss, ma ei teadnud mitte midagi sellist asja nagu leasing ja ega ma väga nagu ei teadnud ka seda, et kuidas need hinnad kujunevad nii-öelda aastate jooksul, et ma ikkagi vaatasin neid kataloogi hindasid, mul olid mõned vanad, mitte nüüd praegu mõttes vanad, aga tollal aktuaalsed mingid Saksa kataloogid ja vaatasin, et näiteks konkreetne auto maksis, Daimler Double 6 maksis 93. aastal oli vist 154 300 temmi, ehk siis 1,2 miljonit natuke peale krooni, et mis tollal tundus ikkagi väga metsik raha ja lihtsalt see auto ongi minule alati jäänud nagu kalli autona. Ma teen nagu nalja ka praegu, aga mõtlen tõsiselt, et minu jaoks, kui ma panen see kõrval uue S-klassi Mercedese praeguse tänapäevase ja võtan see sama auto, loomulikult tegelikult see S-klass maksab ju märgatavalt rohkem, aga minu jaoks on selline auto ja tavalised autod kallimad. Et lihtsalt minu jaoks on need siiani sellised autod, nii nagu nad mul kunagi olid mälestustes. Kallid autod, kättesaamatud, super eksklusiivsed ja nii ongi. Et selles mõttes see on ka, et miks see mulle see auto meeldib, et see on nagu, see on nagu mingi niuke asi, et on nagu niuke
kättesaamatu lapsepõlve unistus, et noh, kõik see tollal see elu, nagu meil siin oli, et raske ja keeruline ja raha kellelgi polnud ja nii oligi. Ja siis, et noh, et lihtsalt kui sa võrdleme tollast tänapilt, eks ole, Ford Sierrad ja Datsun Cherry'd ja Opel Asconad ja mis meil kõik olid, ja kõik oli veel katkine lagunenud, siis noh, selline auto tollal vaatasid, et vot kui kunagi saaks sellise ja selles mõttes, et jah, mul on eriline emotsioon selle autoga, et kui nüüd läks liiga pikaks, rääksin pool elu ära, kaameramees just juba magab seal kõrval, aga noh, keda huvitab, võib kuulata, et ma ise ka kuulan meeleldi selliseid saateid ka netis, et kui leiab, et keegi mingisugused, kuidas oli elu tollal ja kuidas elu praegu, et noh, ja ka tihti pajastust, mil mina ei olnud sündinud. Et seda on nagu väga-väga huvitav kuulata. Aga selge, et ma rohkem nüüd praegu teid oma jutuga ei tüüta, nii et nii, et räägime natuke ka siis sellest, et kuidas on siis sõita Daimleriga. Et noh, jälle nüüd tekib see kordamise moment, et ütleks, et nagu väga hea on sõita, aga tõesti väga hea on sõita. Et kui see nii-öelda auto oli uus ja tegelikult ka nii-öelda selle mudeli eelkäijad, et neid just kiideti, et neil on esiteks väga vedrustus, et mugav, et nad ei olnud nagu nii-öelda ülemäära õõtsuvad, aga said nii-öelda kehva teega väga hästi hakkama. Et nii-öelda siis XJ40 põlvkond, et noh, seal on natuke nii-öelda siis mindi ka seda teed, et oleks võib-olla ka juhitus natuke parem, et see vedustusmugavus võib-olla grammi võrra, ütleme, et siis nagu see vanemaga võrreldes noh, kaotas võib-olla oma seda pehmust, aga igal juhul on ta siiski väga pehme. Et tollal võrreldi ta ka nagu Saksa konkurentidega ja noh, 700 BMW 126 S-klass, et nendega võrreldes ta oli ikkagi nagu parem. Ja noh, meil on, nagu ütlesin, meil on V12 mootor, noh, mis annab kindlasti selle autole juurde sellist siidist pehmust, et sõidab väga hästi, tõesti väga mõnusalt, vaikselt ja kui vaja, siis ka nii, et väga jõuliselt. Ja noh, nagu öeldi, et plaan oli tollal ka see, et natuke juhitavus ja kõik muud sõiduomadused saaks paremad ja seda on tõesti nagu tunda. Et on ka tollane võrdlus oli tihti niimoodi, et oli siis kas siis Jaguar või Daimler, eks ole, ja võrreldi seda siis vastavate Rolls-Royce ja Bentley mudelitega, et kas siis Bentley Turbo R või siis Rolls-Royce Silver Spirit või Silver Spur. Ja see oli tõesti niimoodi, et ütleme, et kui siis pigem Jaguar natuke sportlikum oli XJ12, et selle kohta öeldi niimoodi, et on ikkagi mugavam, kui on Bentley Turbo R ja ka näiteks kui võrreldi siis Daimler Double Sixi Rolls-Royce'i ka, siis seal oli jälle järeldus see, et noh, nad on mõlemad nagu väga mugavad, et Rolls-Royce oli pigem isegi, noh, ta võib-olla õõtsus rohkem, aga samas selle kehvemal teel oli jälle Daimler parem, aga samas just see roolitunnet, juhitavus oli igal juhul Daimleri parem, nii et see oli ka põhjus, miks väga paljud, noh, mis paljud, aga ikkagi kindel hulk inimesi just eelisid nagu just Daimlerit, et Daimlerit näiteks kas või Rolls-Royce või Bentley'le. Ja kui me räägime vanematest mudelitest, et ka siis, noh, ja tegelikult ka sellest põlvkonnast, et ka nii-öelda siis Briti kuningakoda, Briti valitsus, et ka päris palju sellist autosid kasutati. Et pean nüüd vastuse võlgu, kas ka V12 mootoriga mudeleid, sest nad olid päris kallid, aga just nimelt need kas või tavalised Daimler Sixid ehk siis nii-öelda siis 6-silinised isegi näeb, et neid näeb isegi, kes tahab, leiab seal kuskilt internetist vanu videosid, kus siis kui ma ei eksi, kas kui Tony Blair nii-öelda siis sõitis esimesel päeval tööle, et kas tal oli minust, oli samuti oli see nii-öelda siis XJ40 põlvkonna mudel, ma ei mäleta nüüd, kas Jaguar või Daimler. Aga jah, Margaret Thatcher, tema siis hindas nii-öelda seda eelmist Series 3 mudelit, noh, siis teised ajad olid teised, seda uut mudelit ei olnud välja tundel ja nii edasi. Et ühesõnaga, igal juhul see Daimler on nagu väga kihvt auto ja mõnus.
Ja mainin veel ära, et tihti mulle meeldib minna detailidesse, et siis seda siis XJ40 põlvkonna autot. Antud mudel, nagu ütlesin, on XJ12, antud mudel on siis Daimler Tabas X, aga oli ka sõsarmudel, lihtsam odavam XJ12 ja need kandsid nime siis XJ81, aga need siis kuuluvad ka sinna XJ40 põlvkonda alla ja kokku toodeti neid autosi 208 000 ja mõni peale. Et oli äärmiselt populaarne mudel Jaaguri ajaloos, et see investeering tasus ennast väga ära.